Jätkame ruudulipuga, et tuua teie saate teise poole põnevad mootorispordi sündmused. Olerex Eesti rallikrossi meistrivõistlused jätkusid Põltsamaa lähistel Piiroja rallikrossi rajal, kus sõideti 3. etapp ja võistluspäevale andis muu hulgas vürtsi ka hobuse ja auto mõõduvõtt. Juba stardinimekirjast võis välja lugeda, et tuleb äärmiselt põnev ja pingeline võistlus. Hommikuks oli ennast kirja pannud 35 võistlejat, kelle hulgas ka lätlased ning üks venelanna Tatjana Jelisejeva. Tegu on vaieldamatult ühe pikima stardiriviga, mida taasiseseisvunud Eestis rallikrossil nähtud. Division 1A klassis oli eelsõitude põhjal selge, et esimese 2 koha nimel finaali stardirivis võitlevad Janno Ligur ja Andre Kurg. 3 vooru kokkuvõttes oli Ligur eelsõitude parim, edestades Kurge. Kui finaalis sõiduks läks, oli selge, et sel korral vastast Janno Ligurile ei ole. Stardivõit ja sealt edasi sõitis 14-aastane Ligur vahe jälitajatega sisse. Abiks olid kindlasti ka konkurendid Andre Kurg ja Arvo Kask, kes heitlesid 2. ja 3. koha peale. Kurg hoitis konkurenti kenasti selja taga, kattes iga Arvo Kase katset mööduda ja nii oli sõidu lõppedes esikolmik järgmine Ligur, Kurg ja Kask. RK 2000 klassis jätkus mõõduvõtt teemal, kas jäävad peale Läti sõitjad või Silver Havamaa. Havamaa üritas, kuidas jaksas, kuid midagi pole öelda. Taas libisesid finaali stardis eest nii sarja liider Reinis Niitiš kui Martin Spurietis. Viimasega läks Havamaal taas tõsiseks duelliks. Küljed lasti kokku ja vahetati kohti, kuid viimase ringi viimasesse kurvi tuli liider Niitiš järel ikkagi Spurietis ja siis Havamaa, kes üsna suure hooga lätlasele tagant sisse sõitis. See tekitas pisut segadust ning segadust tekitas ka see asjaolu, et kohtunikud olid jätnud ühe ringi lugemata ja sõit sai sellega läbi. Havamaa keeras kohe raja äärde, kuna masin oli duellis Spurietisega kannatada saanud ja samal ringil jäi raja äärde ka lätlane Spurietis. Hommikul oli kõik hästi, et sai isegi päeva parim aeg ja sõitudega polnud ka viga, aga lihtsalt finaalis võib ka rahule jääda kohaga ja ega tegelikult vist paremini oleks saanud, aga lihtsalt tunnen süüd, et lõhkusin lätlase auto ära. Mis sul seal juhtus täpselt? Esmapilgul jäi ilmselt inimestel võib-olla selline kakspidine arusaam. No, võis jääda küll jah, ja lätlane oli peale sõitu ka maru tige, aga kui ma näitasin talle, et piduripedaal on põrandal, et siis ta sai asjast aru ja raunas maha. Lepsime ära ja kõik on korras. Nii et lihtsalt sul pidurid puudusid? Pidurid puudusid finaalis poole pealt, jah. Sellise autoga on päris keeruline siin raja peal. Ütleme, et õnn see, et selline rada, et siin on üks koht, kus on vaja nagu järsult pidurda see sama kurv, et ülejäänud annab läbi libistada, aga täpselt siin kurvis ma suutsin talle 2 korda otsa sõita neid. Peale väikest segadust ringide lugemisel vaadati ajavõtust tulemused üle ning lõpptulemus võeti nii nagu peab 6. ringi lõpust. Seega kuulus esikoht ikkagi Niitišile, teine oli Spurietis ja 3. Havamaa. RVD ehk siis tagapeoliste masinaklassis oli läbi terve päeva üleval küsimus, kas sarja liider Romi Pukk saab hakkama kogenud lätlase Ilgonis Krumitšiga. Mõlemad mehed sõitsid BMW-dega, kuid hinnanguliselt oli Läti sõitja masinal hobujõude 100 võrra rohkem. Ja seda kasutas ta väga edukalt ära eelsõitudes, kus võitis stardi ja sättis ennast siis alati Pukki ette. Rajal, kus oli üks puhas trajektoor, kattis Krumitš selle väga hästi kinni ja Pukil ei jäänud midagi muud üle, kui tunnistada, et lätlane tegi väga head tööd. Kuid teises eelsõidus tuli Pukki töö Krumitšile surve avaldamises väga hästi välja, kui viimase ringi viimases kurvis poolspinni tegi ning Pukile ka tagarattasse sisse sõitis. Tagajärg Pukki auto purunenud pooltelg ja teadmine, et lätlasest saab jagu. Finaalis sai taas parima stardi Krumitš, Pukk, Sten Suvemaa ja Kalmer Vaht järgnevatel kohtadel. Samas rivis sõideti 6 ringi ehk siis pead terve finaal. Pukk proovis taas mitmel korral mööduda, kuid kogenud lätlane hoidis kõik uksed kinni ja tundus, et tänavu esimest korda Eestis startinud Krumitš katkestab Romi Pukki võitude jada. Nii aga ei läinud. Eelviimases kurvis tegi Krumitš taas vea ja publiku ergutuskisa saatel said temast mööda kõik 3 eestlast. Romi Pukk võttis võidu, mida kohale tulnud rahvamass oli oodanud. Mees ise oli samuti enam kui rahul. Suvemaa sai 2. koha ja Vaht 3. koha. Kiita tuleb ka Põltsamaa rallikrossi publikut, kes tervitas aplausiga ka Krumitšit, kes selle kummardades vastu võttis ja ei uskunud tol hetkel ka ise, et esikoht ja poodium niimoodi käest libisesid. Kõige võimsamate masinate ehk Division 1 klassis jagus põnevust nii eelsõitudes kui ka finaalis. Nimelt sai juba eelsõitudes kiiresti selgeks, et esimese 3 koha nimel heitlevad Mitsubishi Lanceritel sõitvad mehed. Tabeliliider Pait Reimann ning Helmet Palm olid saanud endale väga tugeva vastase, eelmise aasta RK 2000 ning NETS 1600 meistri Sten Oja.
Sel aastal sõidab Oja Division 1 klassis ning võistlusmasinaks on tal möödunud hooajal Eesti meistriks tulnud Imre Saksa Mitsubishi Lancer. Sten Oja jaoks oli piiroja võistlus tänavuste Eesti meistrivõistluste debüüdiks. Kui eelsõitudes olid Palm ja Reimann startides küll Ojast nobedamad, siis sõidu käigus polnud Ojal probleem liidrikoht võtta. Finaalis sai aga Oja kõige esimesena minema ning säilitus oma kohta sõidu lõpuni. Lõpuks oli Oja edu praktiliselt pool ringi. Teisel ja kolmandal kohal võitlesid omavahel taas vanad sõbrad Pait Reimann ja Helmet Palm. Kuigi Palm ründas Reimanni igas kurvis, pidi ta leppima kolmanda kohaga Reimanni teise koha järel. Sten Oja näitas aga väga head hoogu ning ütles tagasihoidlikult, et pole veel hilja meistritiitlit püüda, kuid tänavu on plaan ka osaleda välissõitudel. Konkurents, ma arvan, et väga hea, et ma ei ütleks, et ma tulin nagu peajagu siin kõigest üle olin, et stardiga oli kõvasti probleem, et uus auto ja asjad töötavad vähe teistmoodi, et nagu halb oli startida. Et sõiduga on rahul. Möödunud aasta sa sõitsid seda Põhjamaade Netsi sarja ka, et kas sul see aasta ka lisaks sellele Eesti sarjale midagi plaanis kaasa teha? Ja see aasta on plaanis sõita samuti Netsi 4 veos. Eks selle autoga ainult ja Netsi ja Soomekaid ja kui piisavalt finantsi on, siis ka võistelda paaril Euroopa etapil, et näha nagu taset. Pisut kurve poole pealt ka, sul on autol täna liina lint küljes. Mis põhjusel? See hooaeg aitas meil auto ette valmistada vana Priit Saluri mehaanik Rünno. Et kahjuks ta meie sest nüüd lahkunud. Temaga juhtus väike õnnetus. Ja ma tahaks tänada tohutult teda, et aitas mul sellise auto kokku panna. Eelsõitude vahepeal pakkusid meelelahutust Saksa hobusekasvatuse ratsahobune Viplala oma ratsaniku Siret Saksaga. Nimelt korraldati rajal kiirendusvõistlus, kus ratsaniku ja ratsu vastaseks oli esimesel korral Toyota Land Cruiser ja teisel korral Erki Kolditsa võistlusauto Subaru Impreza. Land Cruiser, millel siis 250 hobujõudu, edestas mära Viplalat ülinapilt ning võit tuli maasturile vaid mõnekümne sentimeetriga. Teiseks stardiks oli Viplala vastaseks Erki Kolditsa Division 1 klassi auto, kus peale jäi selgelt auto. Raha 24 Eesti meistrivõistluste 4. etapp kardispordis sõideti Aravetel, kus lehvimus olid koguni 7 riigi lipud. Selge tõestus, et tugev konkurents pakub meie lähinaabritele siirast huvi. Kõige nooremates klassis kadett on just külaliste kiirus meie sõitjatele kättesaamatu olnud. Seekord üllatas aga ajasõiduvõiduga Karl-Kennet Neuhaus. Finaalis päästis teise kohaga eestlaste au Steven Pärnasalu. Võidusõit jäi kõigile plaanitust lühemaks, sest külalisvõistleja Akseli Eskelini kontaktrivaali tagarattaga lõppes avariiga. Sõit katkestati. Klassis mikro oli favoriidiks Georg Kõss, kes pääseski ette, aga sportlikult agressiivne oli ajasõidu 5. Karl Leesmaa, kes väga osavalt liidriks tõusis. Sama tempot suutsid hoida veel Martin Udre ja Kaspar Korjus. Selle neliku vahel käis äge võidusõit lõpuni välja. Viimases kurvis ründas otsustavalt aga Georg Kõss ja see risk tõigi talle võidu. Georg, räägi, millal see rünnakuplaani ette võtsid? See oli mul juba tegelikult poole peal, aga ma üritasin kogu aeg, aga see tagumine kurv läks kogu aeg mul pikaks, siis läks eest ära. Ja lõpuks endale tuulde just sain meedega. Teine oli Martin Udre ja kolmas Kaspar Korjus. Sõidu liider Karl Leesmaa jäi seekord hoopis poodiumilt välja. Rakettklassi algus oli tasavägine, väikese vahe sai sisse kolmik, kellest omakorda eraldus peagi Jüri Vips, kes üllatavalt suure vahe sisse sõitis. Järgnev nelik püsis koos aga lõpuni välja. Finišis oligi kindel võitja Jüri Vips, järgmised 4 mahtusid 0,2 sekundi sisse. Teine Paul Lääne, kolmas Simon Loomets. Napilt teid poodiumilt välja Villem Moor ja Oliver Nurmik. Minimaxil on kõik selle hooaja etapid võitnud Artur Ploom ja pealegi suure ülekaaluga. Kõik see kordus ka Aravetel. Teine oli Jan-Erik Meikup. Järgmised 4 kohta läksid külalistele. Klassis Max Junior jätkus Fred Alliksaare valitsusaeg. Samas võib öelda, et võit oli seekord pärast visa ponnistamist. Alguse edu sõitsid rivaalid peagi tagasi ja nii sai näha võidusõitu, kus esikolmik mahtus lõpuks 2 sekundi sisse. No Fred, kas algus ei olnudki nii lihtne nagu arvasid? Jah, et see oli mul esimene sõit, kus mul see aasta, kus konkurendid suutsid taga hoida. Et algul võttis vähe närvi, aga otsustasin rahulikuks jääda ja suutsin eest ära sõita. Ma usun, et see aasta suudab ikka suuri tegusid teha.
Teise koha sai Remo Rohula, kes 0,6 sekundiga alistas Adrian Jõearu. Kolmas võidusõitja, kes on võitnud sellel hooajal kõik 4 etappi ja väga ülekaalukalt, on Aavo Talvar Max Senior klassis. Aravettel sõitis ta teistel eest ära koguni 7,3 sekundiga. Teine oli Märten Metsaviir ja kolmas Martin Täht. Seda klassi kummitab osavõtjate vähesus. TD2 klassi pikka rivi kaunistas nimekas Läti vormelisõitja Harald Slegelmilts, kes just Aravettel pärast pikka vaheaega kardirooli istus. Väga head kiirust demonstreeris aga Mario Vendla, kes oli ka ajasõidus ja eelfinaalis rivaalides selgelt üle olnud. Nimekas leedulane Siimas Joodvirsis, kes endale ka Euroopas juba nime teinud, pingutas küll kõvasti, aga sellest piisas seekord vaid teiseks kohaks. Mario Vendla, sõiduvõitja, tegi ka parima ringi. Georg Vann hoidis kindlalt kontrolli all Kenneth Hillebrandi ja tänavu juba 2 etappi võitnud Tõnis Liigmann pidi seekord leppima hoopis 5. kohaga. 2-meetrise leedulase kõrval oli poodiumil seega 2 eestlast. Milles selline vapustav kiirus sellel etapil? Ma arvan, et see, et lõpuks on korralik tehnika ja kõik on ilusti paika saadud ja saab kiiresti sõita. Esimeses kuris oli vähe raske oli seda veedupoissi väga hoida, aga läks nagu õnneks ja ei olnud probleemi. Sai väikse vahe sisse ja sai seda vaja kasutada. Mis veel hooajal ära jõuab teha? Eks ma võtan 1 etapp korraga, et vaatame, mis saab. Ma ei olnud selles üldse nii kindel, et ma teadsin, et läheb väga raskeks, aga 3. koht on ka tublid punktid. Et, tavaliselt oleks võib-olla isegi pettunud, et kõige kõrgema koha eest ei õnnestu võistelda, aga täna ma olen väga rahul ja väga õnnelik selle, et Mario võitis. Ta on teeninud välja selle ja oleks pidanud juba ammu võtma tegelikult. Mida sa sõiduaeg rohkem vaatasid, kas jõuaks Leedule selle lähemale või et Hildebrand kontrolli all hoida? Mul oli sõidu all, mul oli seal enda tempos hoidmisega väga palju tegemist, kuna mul tuli tegelikult kardid iste lahti ja hakkas vastu maad käima, mis tähendab, et taguots läheb tegelikult päris tuliseks. Et seal mul oli väga tegemist, et üldse nagu head tempot üleval hoida. Maastes klassis jättis 4 külalise ees võidu koju Eke Nurm. Raha 24 Eesti meistrivõistluste 5. etapi finaalid sõidetakse 23. juulil Rapla kardirajal.